Aitäh, Martin. Tere päevast. Minu nimi on Aiga Benfelde ning mul on hea meel ja suur privileeg teiega siin taas kohtuda juba 3. aastat järjest. Ja minu tänane ettekanne on osaliselt ka mu eelmise aasta ettekandega seotud. Kuid mitmed nendest teemadest on ikka veel jätkuvalt väga olulised ja on hea neid meelde tuletada. Nii et minu ettekanne räägib muudatustest seoses riigihanke seadustega. Kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, nagu ütlesid ka mu kolleegid, RP Rail AS kuulub Läti seaduse all ning riiklikud rajatised kuuluvad ja riiklike seaduste all. Minu ettekandes keskendun ma muutustele Läti riigihanke reeglite seaduste muudatuste. Ja Eesti ja Lätis ei ole seadusandluses väga suuri muudatusi, nii et seega keskendumegi Läti seadustele. Siin slaidil panin siia mõned lingid. Siin saate näiteks minna Läti e-hanke süsteemi lehele, nii et vaadata nende siis, mis hangetes te saaksite ise osaleda. Ja seal on ka link manuaalile, kuidas registreeruda selles e-hanke süsteemi, sest et selleks, et osaleda hankes, tuleb ka registreeruda e-hanke süsteemi. See võtab natuke aega. Ja väga palun teil see registreerumine teha, kui te ei ole veel seda teinud. Nüüd aga selle ettekande teema juurde minnes. Nüüd siis maksuvõlaga seotud välistamise alus. Enne oli see lävend 150 €. See tähendab seda, et kõik tarnijad, nende võlad, maksuvõlg ei tohiks ületada 150 €. Nii Lätis kui ka teistes Balti riikides. Nüüd aga on Läti seadus seda on seda täpsustanud, nii et see võib, nii et Eestis ja Leedus sõltub see kohalikest seadustest, kuid Lätis peab see määr ikkagi olema, jääb olema 150 €. Näiteks see tähendab seda, et näiteks ütleme, kui Eestis või Leedus on teil see määr hoopis 1000 €, siis kehtibki teile see määr, kuid siin Lätis jääb edasi kehtima 150 € maksimummäär. Tahan teile meelde tuletada seoses nende muudatustega, et selle aasta 1. jaanuari seisuga on avaldatud 1,2. Rääkides konsolideeritud hangetega, mis avaldati 2021-2022, siis nende hangetega need uued muutused ei kehti neile. Nii et hoidke silma peal oma maksuvõlal ja vaadelge, et see ei ulatuks üle 150 € nii Eesti, Lätis kui Leedus siis nende hangete puhul. Teine teema on siis peamine selle hanke selline juhtmotiiv, ilma selleta oleks kõik kasutu, kus seadusandja on liikunud sammu lähemale sellele, et anda rohkem autorisatsiooni konkurentsinõukogule. On võimalus, kus
on võimalik tarnija eemaldada hankest, kui tarnijal on mingisugune kokkulepe, mis kuidagi piirab või takistab konkurentsi. Ja sel puhul võib siis selle tarnija välistada. Lisaks sellele siin Lätis siis konkurentsinõukogu, selle mandaati on laiendatud ning see ei ole siin ainult kohtu otsus, vaid ka see konkurentsinõukogu võib otsustada, et mingisugune tarnija eemaldatakse hankest. On ka erandeid. Peamine erand on 3 aastat. Et kui 3 aastat on möödunud mingisugusest rikkumisest, siis see tähendab, et hankekomisjon ei saa enam tarnijat välistada hankest. Erandiks on ka see, kui see konkreetne tarnija on teinud koostööd konkreetse ametivõimuga, riigivõimuga ja kui tarnija on immuunne. Et see tähendab seda, et siis saab tarnija hankes osaleda, teda ei välistata. Vaadeldes siis siin on nimekiri, mis tuleks vaadelda. Välistamise alused, inimesed ja allhankijad. Üks nende seas on nüüd ka tegelik kasusaaja. Teda tuleb kontrollida. Nüüd tuleb teda kontrollida, see oli enne teistmoodi. Ja kui taotlete, kui osalete hankes ja tõendate, et teid ei saa välistada, siis on oluline, et oma ettevõttes tuvastaksite need inimesed ja siis olete juba selle teemaga ja siis katke see teema oma dokumentides ja käsitlege seda teemat. Mis puudutab aga alltöövõtjaid, siis sealne lävend on nüüd madalam. Varasemalt oli välistamise aluseks see, et kui alltöövõtja oli see alllepingu väärtus rohkem kui 10%, kuid nüüd on see hoopis lävend on 10 000 eurot. Ja seda tuleb siis samuti kontrollida. Aga jätkates selle alltöövõtja teemaga. Hanke protsessis käigus jälgige. On võimalik ka samal eesmärgil kaasata mitu alltöövõtjat. Võib-olla te ei tea, mis lahendusega te edasi liigute selle projekti käigus, seal on veel mõned lahtised otsad, siis teil on võimalik hankes välja tuua sama eesmärgi jaoks mitu alltöövõtjat ja siis hiljem valida, kas üks neist või mitu neist, kellega te soovite projekti ellu viia ja töid teha. Sellisel juhul on teil võimalus nad kõik välja tuua. See tähendab ka, et kõiki neid kontrollitakse, et nende suhtes ei saaks rakendada välistamise aluseid. On võimalik ka siis hiljem uusi alltöövõtjaid kaasata, näiteks kedagi asendama, kuid pange tähele, et
Samuti neid alltöövõtjaid kontrollitakse välistamise aluse osas. Ja jõuan nüüd oma ettekande lõpuossa. Veel üks asi, mis on riigihanke seaduses nüüd välja toodud Lätis. Seda ei olnud seal seaduses enne. Rail Baltica projektis on see majanduslikult kõige soodsam kriteerium. Nüüd on konkreetselt määratud, et kus kohas see on kohustuslik. Rail Balticas on meil see praktika juba esimesest päevast saadik, juba projekteerimisest saadik. Kasutame mitte ainult hinna, vaid ka muid kriteeriumeid. Osad neist on siin välja toodud kui hea praktika. Ja võin kinnitada, et need kui ka teised, et me rakendame neid oma peamistes hangetes. Nii et aitäh teile, see on minu poolt kõik. Tänan kuulamast ja ootan teiega kohtumist meie hangete käigus ja annan nüüd üle Elinale.